Tere taas Euroopa Parlamendist Brüsselist. Mul on rõõm kõiki tervitada. Ma loodan, et olete terved ja need, kes ei ole terved, saavad kiiresti terveks. Koroonaviiruse levik on hoogustunud Eestis, eriti Harjumaal ja Ida-Virumaal. Ma väga siiralt loodan, et see ei saa takistama meie jõuluaegseid koosviibimisi ja perekonnaga koos olemisi. Seega loodetavasti saadakse see viiruse levik kontrolli alla ja need kahjud ei saa olema väga suured ka majandusele, sest teatavasti iga sulgemine piirang on ette ennustamatu tagajärjega majandusele, ettevõtetele, inimestele ja töökohtadele. Seega ma olen ka samuti selle tõttu väga mures, et see tagasilöök ei saaks olema veelgi suurem ja hullem, kui see oli juba kevadel, kus teatavasti Eesti Vabariigi valitsus eraldas ligi 900 miljonit eurot kõikide kahjude hüvitamiseks. Kuid lühidalt Euroopa Parlamendist. Euroopa Parlamendis on käesoleval nädalal toimunud teatud komisjoni istungid. Ma tulin siia teisipäeval, sest lennuühendused ei ole kõige paremad. Seega alternatiiv oleks olnud tulla esmaspäeva hommikul kell 6, kuid samaaegselt oli esmaspäeval ka meil Vikerraadios välistunni saate salvestus ja see oli ka eetris esmaspäeva pärastlõunal kell 2 peale uudiseid, kus ma olin siis koos teise Euroopa Parlamendi liikmega Urmas Paetiga. Teemadeks olid seal olukord Euroopa Liidus, järgmise perioodi pikk eelarve, hiigellaenupakett, mille tänaseks on vetostanud Poola ja Ungari, samuti olukord Ameerika Ühendriikides, presidendivalimiste küsimused. Ma arvan, et sai üpriski mõistlik ja tasakaalukas saade, kus ei segatud üksteisele vahele ja kuulati ära kummagi poole argumendid ja väited. Kes pole seda saadet veel kuulanud, siis kindlasti saab tagantjärgi kuulata Vikerraadio kodulehel. Selle lingi leiab ka minu sotsiaalmeedia kanalitest, nii Facebookis kui ka mujalt. Komisjonidest. Eelkõige on siin toimunud väliskomisjon, mis mind puudutab, kus ma olen põhiliige. Just täna varahommikul olid meil hääletused kahe teema üle. Üks oli siis raport, mis käsitleb Euroopa Liidu ja Aasia suhteid. Võin ka öelda, et sellele ma hääletasin nii-öelda neutraalselt, kuna seal mingisugust eriliselt positiivset asja pooldaga polnud ka midagi väga hullu. Seega mõistlikum oli jääda rahulikult erapooletuks selle raporti puhul. Kui teine raport oli ühe meie kaasmaalase kolleegi sulest, ehk Sven Mikseri sulest, mis puudutab Euroopa Liidu kaitse- ja julgeoleku koostööd. Ma ütlen kohe ära, et sellele ma hääletasin vastu. See võib küll kõlada osadele väga ehmatavalt, et kuidas me siis ei taha tugevamat kaitse- ja julgeolekualast koostööd Euroopa Liidus, kuid saatan peitub pisiasjades ja detailides. Paljudele meeldib rääkida, et Euroopa Liit on meile justkui julgeoleku tagatis, see aitab kaitsta Eesti turvalisust, kuid paljud unustavad ära, et siiski Euroopa Liit on majandusühendus, Euroopa Liit on loodud inimeste, kaupade, teenuste vabaks liikumiseks ja selle hõlbustamiseks, mitte sõjaliseks koostööks ja eelkõige sõjaline organisatsioon, kuhu me kuulume, on NATO, mis on meie kaitsekoostöö ABC, täielik alusvundament. Ja kuna NATO juhtriik on Ameerika Ühendriigid, kes omakorda on suhtelises vastaseisus Saksamaa ja Prantsusmaaga, kuna Saksamaa ja Prantsusmaa soovivad üles ehitada paralleelset süsteemi Euroopa Liidus, ehk siis nii-öelda liikuda eemale NATOst ja sellega tegelikult siis kaitsta oma kaitsetööstuse ja ettevõtete huve Saksamaal ja Prantsusmaal, siis kindlasti ei ole meie huvides, kui hakatakse tekitama paralleelsüsteemi, mis osades punktides, kas või selles nii-öelda raportis või resolutsioonis olid suhteliselt mõistlikud, et loomulikult ühisinvesteeringud, ühishanked, kuid teises punktis jällegi kopeerivad olemasolevat süsteemi NATO näol. Ja see pigem pikaajalselt on meile kahtlemata kahjulikum, kuna halvendab koostööd NATO-siseselt ja meie huvides ei ole sellele kaasa aidata sellepärast, et need on Saksamaa ja Prantsusmaa isiklikud huvid. Rääkimata muidugi poliitpragmaatikast ja realismist, sest kui suur on tõenäosus, et Saksamaa ja Prantsusmaa võtavad südameasjaks Eesti riigi kaitsmise, kui nad samal ajal kas ostavad gaasi odavalt Venemaalt, arendavaid erisuhteid näiteks Prantsusmaa ja Venemaa vahel. Seega prantslaste ja sakslaste huvide täitmine ei ole kindlasti meie esmase prioriteete. Pärast lõunal just praegu oli väliskomisjonis teemaks, kus ma ka käisin kuulamas huviga olukord Lääne-Saharas ehk siis Alžeerias ja Marokos, mis puudutab siis inimõigusi, migrante, põgenikke.
midagi üllatavat kuulda ei olnud. Loomulikult Euroopa Komisjon tegi oma ülevaate, mida on siis Euroopa Liit teinud Lääne-Saharas ja siis poliitgruppide esindajad pidasid oma sõnavõtud maha, kus jällegi põhikõlav sõnum on selline, et Euroopa Liit peab rohkem keskenduma inimõiguste kaitsmisele, migrantide aitamisele ja nii edasi ja nii edasi. Kuid loomulikult mitte keegi ei suuda vastata küsimusele, et ehk ei toetaks siis kaost või revolutsioone kuskil Põhja-Aafrikas või Lääne-Saharas, arendades demokraatiat, kui me teame, et tagajärjeks on hoopis kaos ja paanika ja kontrollimatu migratsioonivoog, näiteks just nimelt Marokost, Kanaari saartele ja Hispaaniasse. Seega sellist realistlikku nägemust asjale, et kuidas peatada migrantide voog ja saada olukorda vähemalt stabiilseks ükskõik mis vahenditega, seda loomulikult ei ole, kuna see väidetavalt on inimõiguste rikkumine ja ei ole piisavalt humaane. Kuid küllap mina selles küsimus ei ole väga humaane ega inimõiguste suur armastaja, sest minu eelkõige vaade on asjas see, et inimesed jääksid ellu, olukord oleks stabiilne ja ka Euroopa julgeolek ja turvalisus oleks tagatud. Ja teine küsimus oli Põhja-Makedoonia küsimus, ehk siis küsimus Põhja-Makedoonia integreerimisest Euroopa Liitu, selle väljavaatest liituda Euroopa Liiduga tulevikus, kus loomulikult Euroopa Komisjon annab ülevaate, et kaugel sellega ollakse ja siis Euroopa Parlamendi liikmed jällegi heietavad sellel teemal, et kuidas on meil vaja toetada Põhja-Makedoonia demokratiseerumist ja majandusreforme ja nõuete täitmist, et liituda Euroopa Liiduga. Ma ei tea, vaevalt, et ükski põhja-makedoonlane nüüd seda videot siin praegu vaatab, kuid kui teil on sõpru Põhja-Makedoonias, siis võite edasi sõnumi, et ärgu tahku liikmeks kuskile ühendusse, mille tegelikku olemust või tagajärgi nad täpselt ei adu. Et ma tean väga hästi, et tihti Balkani riikides, Ida-Euroopa riikides, kes ei ole Euroopa Liidu liikmesriigid, nad tahavad Euroopa Liidu liikmeks saada just nimelt sellepärast, et on ettekujutus, et siin on piimajõed ja pudrumäed ja miljardid eurod lendavad tingimusteta ilma igasuguse agata kohe nende riiki investeeringuteks ja heaolu tõstmiseks. Nii see päriselt ei ole. Ma olen see üritanud selgitada korduvalt, kui ma olen käinud visiitidel Ukrainas ja Gruusias, et kõik, mis hiilgab, ei ole veel kuld, vaid tihti on see kassikuld ja saad mitmekordselt petta. Kuid eks neid mõtteid on väga raske seal muuta, mis on neil juba sisse juurdunud, sest väljaspoolt paistab ikka alati kõik ilusam, kui see tegelikult seespool on. Lisaks sellele on toimunud ettevalmistused siin järgmise nädala plenaaristungiteks. Järgmisel nädal tuleb pikk nädal, kus ma tulen juba esmaspäeva varahommikul kell 6 hakkan sõitma Brüsselisse ja tulen tagasi alles reede pärastlõunaks. Enne jõule siis selline viimane pikk töönädal ja tulevad väga olulised hääletused, tulevad olulised debatid. Loomulikult üks olulisi küsimusi saab olema kokkuvõtted ja järeldused Euroopa Komisjoni või Euroopa Ülemkogu kohtumisest, mis toimuvad just nimelt täna ja homme, kus üheks teemaks on siis Poola ja Ungari pandud veto sellele hiigellaenu paketile ja pikaajalise eelarvele. Praegu kuulutud räägivad juba meedia vahendusel, et Poola, Ungari ja Euroopa Komisjon on saanud mingisuguse kompromissi ja kokkuleppe, et Poola, Ungari loobuvad vetost ja see tähendab seda, et Euroopa Komisjon on teinud mingeid järeleandmisi sellest nii-öelda jutumärkis õigusriigi põhimõttest, kuid täpsed paberid ma ei ole veel näinud ja eks me saame neid lähipäeval tõenäoliselt lugeda, et millist kokkulepet on siis saavutatud. Kuid täna ja homme on Euroopa Ülemkogul siis need teemad laua peal ja samuti siis Brexiti küsimus ehk siis üleminekuperiood Suurbritannial on kohe-kohe lõppemas 31. detsembriga ja hetkel siis mõlemad pooled paaniliselt jooksevad ajaga võidu, et kas saadakse kokkulepe või saada. Kuid kui võtame selle asja hästi lühidalt kokku, mille üle vaieldakse, sellest me rääkisime kusjuures ka esmaspäeval selles välistunni saates Vikerraadios, mida te võite järgi kuulata või kes on juba kuulanud, siis teab täpsemalt, milles on probleem. Siis Euroopa Liit sisuliselt tahab panna Suurbritanniale peale tingimusi ja kohustusi, millega ta tegelikult oleks ikkagi ühe jalaga Euroopa Liidus sees. Ehk siis nad peavad alluma Euroopa inimõiguste kohtu otsustele, nad peavad jälgima Euroopa Liidu reegleid kaubanduses ja nad peavad andma vähemalt 10 aastaks loa Euroopa Liidu kalameestele ja kalastajatele siis püüda kala Suurbritannia vetes. Ehk siis nad peavad jätkuvalt loobuma suveräänsusest ja oma vabadusest, mille üle nad ju hääletasid 2016 referendumil, et lahkuda Euroopa Liidust ja mida rahvas korduvalt hääletas üle ka üldvalimistel, kus konservatiivide partei sai ülekaaluka võidu, lubades just nimelt korralikku Brexitit ja lahkuvist Euroopa Liidust. Kuid jätkuvalt Euroopa Liit loomulikult ei saa aru ei rahva mandaadist, ei valimistest ega Brexiti tähendusest, vaid jätkuvalt püütakse iga hinna eest hoida Suurbritannialt Euroopa Liidu lõa otsas ja vastutingimuseks siis pakutakse justkui nii-öelda hästi lahkelt kandikul võimalust osaleda jätkuvalt Euroopa Liidu ühisturul samadel alustel nagu kõik teised liikmesriigid. Kuid kui seda kokkulepet ei tule, mis ma arvan ei oleks ka mitte mingisugune suur tragöödia ega katastroof, siis põhimõtteliselt Suurbritannia hakkab kauplema Euroopa Liiduga
Maailma Kaubandusorganisatsiooni reeglite alusel, nii nagu teevad peaaegu kõik kolmandad riigid Euroopa Liiduga tänasel päeval juba. Kuid need teemad saavad olema siis järgmisel nädalal üheks peamisteks küsimusteks plenaaristungitel. Samuti tulevad hääletused erinevatel teemadel. Võin ette ruttavalt öelda, et üheks väga huvitavaks teemaks, mille üle tuleb vaidlus ja hääletus resolutsiooni näol, on õigus puhtale veele. Nimelt sotsialistid ja kommunistid on tulnud välja ideega, mida nad üritavad siis läbi suruda siin Euroopa Parlamendis ja ka Euroopa Nõukogus, Euroopa Komisjonis ja suruda peale liikmesriikidele, et kuna vesi on ju inimõigus, ehk siis puhas vesi on elementaarselt arusaadavalt ju iga inimese eluks vajalik komponent, siis tuleb karmistada reegleid, et kuidas peavad kõik riigid, isegi omavalitsused kontrollima vee puhtust. Ehk siis selleks, et tagada puhta vee kättesaadavust, tuleb hakata veelgi rohkem kontrollima ja testima vee kvaliteeti, tuleb tagada siis teatud piirkondades, kus on rohkem inimesi, ka omavalitsustes, avalikud veeautomaadid või vee kättesaadavus. Ja see tekitab väga suure küsimused, et miks peab üleüldse Euroopa Liit hakkama reguleerima vee kättesaadavust 21. sajandi Euroopas, kus enamus riikides sellega mitte mingit probleemi pole. Näiteks austrialased on selle peale maru vihased, ja isegi kõik regioonid Austrias on avaldanud protest selle vastu, isegi need regioonid, kus on võimul sotsialistid ja rohelised või kommunistid, et neile pole seda vaja, kuna vee kvaliteet Austrias on väga-väga hea. Ja kui te panete nüüd ekstra veel nõuded, et lihtsalt kinnitada olemasolevat fakti, et vesi on väga hea, siis te tekitate põhjendamatu kulu, põhjendamatu raha maksmise lisakontrollidele ja lõpuks maksab selle kinni tarbija. Ehk siis selle tarbija jaoks, kelle jaoks vesi on inimõigus, maksab selle puhta veest veelgi rohkem, sest Euroopa Liidul tuli mõte seda üle reguleerida. See on lihtsalt üks väike näide sellest, mis tuleb järgmisel nädalal hääletusele. Lõpetuseks kokkuvõtteks võin öelda, et juba uue nädala alguses, ehk siis 14. detsembril, algab väga suur välikampaania Tallinna ja Tartu tänavatel, kus võite näha väga kaunist perepilti jõululaua ääres ja seal kõrval suur teksti, et euroopalikud väärtused on pereväärtused. Teatavasti meie erakond, Konservatiivne Rahvaerakond, kuulub siis üle-euroopalisse erakonda nimega Identiteet ja Demokraatia. Selles üle-euroopalisse erakonnas on oma eelarve, mida siis kõik nii-öelda liikmeserakonnad saavad suunata poliitika kujundamisse ja poliitika tegemisse. Ja kuna aasta on kohe lõppemas, siis pidasime sobivaks ja ka mina pidasin just nimelt sobivaks korraldada enne aasta lõppu üks selline positiivne, helge välikampaania, kus rõhutada seda, et euroopalikud väärtused ei ole mitte see, et kõik homod ja igasugused muud naljakad olevused tänavate peal keksivad ja lehvitavad vikerkaarelippe ja kõnnivad koera kostüümides ja võtavad lapsed sinna kaasa või et euroopalikud väärtused ei ole, ma ei tea, massiline immigratsioon ja õigused igale tegelasele ükskõik kus pärapõrgust tulla Euroopasse ja nõuda siin kõiki samasid sotsiaalhüvesid ja tingimusi, mis on eurooplastel, vaid euroopalikud väärtused on siiski ajalooliselt traditsioonilised väärtused, mis on taganud Euroopa kultuuri, meie ajaloo, meie rikkuse ja meie väärtused, mis põhinevad siiski rahvustel, rahvuskeeltel, väga selgelt natsionalismil, mis on positiivne asi, sest eesti keeles on see rahvuslus, siin seda küll väga palju vihatakse, kuid meie tahame rõhutada kahes suuremas Eesti linnas, Tallinnas, Tartus seda, et euroopalikud väärtused on pereväärtused ja panna sellega nii-öelda ilus jõulusoov kõikide hinge tänavatel väliplakatite näol. Loodetavasti näete neid plakateid, tehke sellest pilte, jagage sotsiaalmeedias. Kindlasti jagage edasi ka seda videot, et inimesed teaksid rohkem, mis toimub Euroopa Liidus ja Euroopa Parlamendis ja oleksid kursis meie tegemistega ja ka selle välikampaaniaga, mis on kohe-kohe algamas. Seniks aga olge terved. Ma soovin teile juba 3. adventi, mis on käesoleval pühapäeval saabumas ning kohtume järgmisel nädalal, mis saab olema tõenäoliselt viimane nädala kokkuvõtte Euroopa Parlamendis, sest siis tulevad juba peale jõulud ja järgmise nädala lõpuks on lõppenud ka selle aasta tõenäoliselt viimane plenaaristungite jada, kus on siis nii-öelda kõned ja hääletused. Seniks aga olge terved, taas kohtumiseni ja näeme Eestis.